Ma soovin seekord minna teemasse, mis peaks olema üks kõige esimesi teemasid, mida meile Kristuse juurde tulles tutvustatakse. Seekord jagan mitmeid mõtteid E.W. Kenyonilt, kes oli uue lepingu baptisti koguduse pastor Massachusettsi osariigis rohkem kui 100 aastat tagasi. Ma vaatasin mõnda aega tagasi filmi ühest eakast detektiivist. Ühes stseenis läks ta kinni võtma noort umbes 30-aastast kurjategijat. Oli öö, tal ei olnud abiväge, ümberringi polnud mitte kedagi. Noormees oli temast selgelt palju pikem ja tugevam, kuid detektiiv paiskas noore kurjategija vastu autot ja pani ta käeraudadesse. Ja noormees ei osutanud vahistamisele mingit vastupanu. Miks? Sest politseinik teadis, kes ta on. Ta mõistis oma auastet, oma võimupositsiooni. Ta teadis, milleks ta volitatud on. Seega ei kõhelnud ta hetkekski. Ta ei kartnud oma elu pärast, kuigi tema vastane oli füüsiliselt palju suurem ja tugevam. Ta tegi oma tööd. Ta oli mees missioonil. Sel õhtul, kui ma isandaga vaikset aega veetsin, tõi ta selle pildi mu silme ette uuesti ja hakkas minuga rääkima. Ja kui ma ütlen, et Jumal hakkas minuga rääkima, siis ei ütle ma seda, et Jumal rääkis minuga kõva häälega. Jumal kõneles minuga mu mõtete kaudu. Kuidas ma tean, et see oli Jumal? Sest need mõtted ei olnud minu mõtted ja need olid kooskõlas Jumala sõnaga. Jumal ütles mulle, et kui meie teame, kes me oleme kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa looja lastena, siis me tegutseme vaimumaailmas täpselt samamoodi nagu see politseinik, meelevallaga, mis meile on delegeeritud taevast. Kui me teame, kes me oleme ning millised volitused meile on antud, siis kuulutame ja deklareerime tema sõna. Aga kui me ei ole päris kindlad, kes me oleme ja milline on meie vaimne võimupositsioon, siis jäävad meie palved nõrgaks ja vaenlane, kelle isand 2000 aastat tagasi alistas ja meie jalge alla Kristuses pani, annab meile peksa. Vaenlane haistab alati hirmu, ebakindlust, süütunnet ja ründab. Jeesuse nimi ei ole religioosne harjumus, vaid delegeeritud juriidiline õigus. Tõeline meelevald ja autoriteet ei väljendu mitte paljudes sõnades, vaid vaikses enesekindluses ja puhkeseisundis, mis tuleneb teadmisest, et ma olen Kristuse volitatud esindaja. See puhkus ei tähenda tegevusetust, vaid vabadust ärevusest tulemuste suhtes. See usklik teab, et taevas on juba rääkinud ja minu roll on seda vaid jõustada. Nähtamatus vaimses maailmas tegutseb tegelikkus, mida enamikule usklikest ei ole kunagi selgelt õpetatud. Ja seetõttu räägivad paljud vaimset keelt mõistmata vaimset seadust selle taga. Probleem ei ole siiruse puudumises, vaid selles, et kristlased kasutavad autoriteeti nagu inimesed, kes hoiavad käes juriidilist dokumenti, mida nad pole kunagi lugenud. Paljude elus on Jeesuse nimi taandunud religioosseks harjumuseks, samas kui taevas käsitleb seda kui delegeeritud õigust. On suur vahe traditsiooni rääkimisel ja positsiooni teostamisel. Enamik usklikke on õpetatud ütlema Jeesuse nimel sarnaselt sõnale aamen, kui palve lõpulauset või vaimset harjumust, et see kõlaks õigesti. Kuid harjumuspärasus ei ole sama, mis mõistmine. Jeesuse nimi ei ole religioosne formaalsus ega palvetele lisatud suuline kaunistus. See on autoriteet, see on meelevald, see on vaimne võimupositsioon. Väga paljud kristlased eeldavad, et kui nad usuvad piisavalt tugevalt või palvetavad piisavalt kaua, siis midagi lõpuks muutub. Kuid küsimus on harva usus endas.
küsimus on mõistmises. Pühakiri ütleb selgelt, et rahvas ei hukku mitte kire, vaid mõistmise puudumise tõttu. Ja tahan lugeda teile õpetussõnad ja 3. peatükist ja piibli laiendatud tõlkest. Ja see räägib mõistmisest. Ma alustan salmist 13. Õnnelik, õnnistatud, kadestamisväärne on inimene, kes leiab oskusliku ja jumaliku tarkuse ja inimene, kes hangib mõistmist, ammutades seda Jumala sõnast ja elukogemustest. Sest mõistmise hankimine on parem kui hõbeda hankimine ja mõistmise tulu on parem kui puhta kulla oma. Oskuslik ja jumalik tarkus on kallihinnalisem kui rubiinid ja miski, mida sa ihaldaksid, ei ole sellega võrreldav. Pikk elu on oskusliku ja jumaliku tarkuse paremas käes ja vasakus käes on rikkus ja au. Salm 35 ütleb, targad pärivad au ja kogu hea, kuid häbi on kõrgeim auaste, mis antakse enesekindlatele lollidele. Ja vahel me võime öelda, et enesekindlalt lollid, et keegi maailma inimene, aga see ei pruugi seda sugugi tähendada. Enesekindel loll on eelkõige see, kes loodab ise enese peale. See ei pruugi sugugi olla harimatu ega rumal inimene maailma mõistes, kuid see on inimene, kes oma lootust Jumala peale ei pane. Ja koguduses on neid, kes käivad ustavalt kirikus, kes nii-öelda teenivad Jumalat, käivad pühapäeval, käivad palvekoosolekutel, kuid nad ei pane oma lootust Jumala peale. Kui ma olin noor kristlane, siis ma püüdsin matkida neid, kelle elus tundus olevat vaimne meelevald. Ma tegin samamoodi nagu nemad. Ma kõnelesin samu sõnapalveid nagu nemad, kuid ma ei saanud selliseid tulemusi nagu nemad. Ma ei mõistnud, miks. Nüüd ma saan aru sellest, et neile oli juba välja arendatud lähedane suhe Jumalaga. Neil oli arusaamine ja mõistmine sellest, mida tähendab Jeesuse nimi ja ilmutus sellest, millist meelevalda see nimi kannab. Autoriteet ei toimi emotsioonide, vaid positsiooni kaudu. Kui Jeesus andis oma nime kogudusele, andis ta juriidilise loa tegutseda enda nimel. Ometi on usklike õpetatud Jumalat anuma selle asemel, et seista, paluma selle asemel, et deklareerida ja ootama selle asemel, et teostada juba delegeeritud meelevalda. Jeesuse nime ei aktiveeri heli tugevust kordamine ega emotsionaalne intensiivsus, vaid mõistmine ja jumaliku tarkusega joondumine. Ilma ilmutuseta on see religioosne keel, kuid ühes ilmutusega on see jõustamine. Pärast ülestõusmist tutvustas Jeesus midagi täiesti uut. Ta andis oma järgijatele loa kasutada oma nime kui autoriteedi vahendit. See ei olnud sümbol, see oli juriidiline üleandmine. Jeesuse nimel seismine tähendab tulla tema seisuses, tema õiguses ja tema autoriteedis. See tähendab, et isa vaatab meie peale nii, nagu seisaks tema ees Jeesus ise. See on lepinguline keel. Peetrus ei palunud Jumalat halastuse nimel jalutut tervendada, vaid ta teostas autoriteedi talle antud nimes. Usklikud on Kristusega ühendatud, mis tähendab, et õigus kasutada tema nime tuleneb positsioonist, mitte sooritusest. Seda ei teenita vaimse pingutusega, vaid see on antud armust. Jeesuse nimi on taeva juriidiline allkiri. Nime kasutamine tähendab tegutsemist Kristuse seadusliku esindajana. Just seetõttu on õigus, inglise keeles on see sõna righteousness, see on õiguse keskne.
Autoriteeti ei saa teostada seal, kus valitseb süütunne. Autoriteeti ei saa teostada seal, kus valitseb kahtlus, kus valitseb nagu selline tunne, et ma ei ole piisavalt hea. Sa ei saa mitte iialgi teostada jumalikku autoriteeti sellise suhtumisega, et ma ei ole piisavalt hea, ma ei ole piisavalt tubli. Uue lepingu all ei ole õigus midagi, mida sa üritad saavutada, vaid see on positsioon, mis on sulle antud. Sinu juriidiline seisus on paigas. Sa ei lähene taevale kui kurjategija, kes loodab halastust. Sa lähened taevale kui õiglane pärija, kes teostab oma õigust. Vaenlane üritab hoida usklikke paturegistri kesksena, mitte õiguse kesksena, sest ebakindel usklik ei tegutse mitte kunagi autoriteediga. Jah, meil tuleb paluda andeks oma patud. Jah, meil tuleb olla konkreetne ja mitte seda umbääraselt teha. See on õigus, kuid peale seda kaetakse meie patud Jeesuse verega ja meil peab olema kindlus Jumala ees. Vastasel korral me ei saa esindada Jumalat. Vastasel korral ei ole me üldse võimeline saama võitusid, mis Jumal on meile juba valmis pannud. Jeesuse nimega ei püüta panna midagi juhtuma, vaid deklareeritakse seda, mis on juba kehtestatud. Ja see, mis on juba kehtestatud, on kirjas Jumala sõnas. Jeesus ei võitnud pattu lihtsalt emotsionaalselt. Ta võttis sellelt ära autoriteedi, ta desarmeeris saatana. Ja see võit kanti meie arvele usklikena. Jeesuse nimi on uskliku jõustamise õigus. Kui me seda mõistame, siis läheneme me olukordadele kindlusega. Me ei lähene olukordadele enam kui ohvrid, kes paluvad abi, vaid kui esindajad, taeva esindajad, kes jõustavad seda, mida Jumal oma sõna kaudu juba on autoriseerinud. Kui me seda teeme, siis vaimses maailmas toimub sel hetkel midagi konkreetset. Taevas tunnustab positsiooni. Taevas ei hinda uskliku emotsioone ega varasemaid ebaõnnestumisi, vaid ta tunnustab Jeesuse nime juriidilist seisust. Usklikku kuuldakse kui Kristuse esindaja. Me ei esinda iseennast, me esindame Kristust. Ja sellepärast seisab taevas meie selja taga. Teiseks on see, et inglid reageerivad sõnale. Me teame, et inglid on teenijad vaimud, kes vastavad autoriteetsete kanalite kaudu väljendatud Jumala tahtele. Usus räägitud sõna muutub inglitele ülesandeks. Ja kolmandaks, teemonlikud jõud peavad alistuma. Nad ei alistu uskliku kirele, vaid meelevallale. Nad ei vaidle, vaid kuuletuvad, sest Jeesuse nimi esindab ülemvõimu, millele nad ei saa vastu seista. Kõige tavalisem viga on läheneda Jumalale kui kerjused, paludes korduvalt seda, mis on juba antud. Anumine tundub alandlik, kuid tõeline alandlikkus on nõustumine Jumala sõna tõega, et autoriteet on meile juba delegeeritud. Teine takistus on süüteadvus. Kui usklikud on teadlikumad oma vigadest kui oma õigusest, siis nad kõhklevad ja lisavad deklareerimisele vabandusi. See sisemine kõhklus nõrgestab veendumust. Jeesuse nime õige kasutamine voolab liidust, isiklikust suhtest, osadusest Kristusega. See tähendab pöördumist otse asjaolude poole, mitte emotsionaalse dramaatikaga, vaid rahulikult usul põhineva nendinguga. Autoriteet ei vaidle. Autoriteet konstateerib. Ta seab vaimsed piirid hirmule, hukkamõistule
ja rõhumisele. Mida paremini me Jumalat tunneme, seda enesekindlamalt me teda esindame. Mida enam me Jumalaga oma südame salajases paigas aega veedame, seda kindlamaks me tema tõotustes muutume. Autoriteet ei seleta ennast, ei liialda, ei võistle. Ta räägib ükskord ja selgelt ning puhkab. Lõpuks toodab tõeline autoriteet rahu ja puhkust, mitte pinget. Usklik, kes mõistab Jeesuse nime, ei ela enam kui keegi, kes üritab veenda taevast tegutsema, vaid kui pärija, kes teab, et taevas on juba rääkinud ja nüüd on meie osa jõustada seda, mida taevas on öelnud. Kui me teame, kes me oleme, siis me ei kiirusta oma sõnadega, me ei korda ennast ärevalt, me ei anu, me puhkame ja see puhkus tuleb kindlusest lõpetatud töösse. Meie identiteet on keskne, me ei püüa saada kvalifitseerituks, me oleme juba kvalifitseeritud armu läbi. Selles autoriteedi puhkuse paigas muutuvad palved lihtsamaks, sõnad vähemaks ja veendumus sügavamaks. Uskliku enesekindluse ja arrogantsuse eristamine autoriteedi kasutamisel seisneb peamiselt selles, kas tegutsetakse joondumises või üritatakse avaldada isiklikku survet, mis on inimlik. Jeesuse nimel autoriteedi teostamine ei ole arrogantsus, vaid nõustumine Jumala enda juriidilise deklaratsiooniga. Palun jaga seda videot kellegagi, kes vajab kuulda seda tõde, et oma palveelu samuti uuele tasandile tõsta. Ole õnnistatud ja julgustatud ja tea täie kindlusega, et sinu taevane isa armastab sind. Sina oled tema silmatera. Aamen. Järgmise korrani.